Tere tulemast minu kööki ja tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Kuna see on mu esimene video siin YouTube'i kanalis, ma mõtlesin, et ma taas loon oma esimest kogemust kokkamisega, milleks on Mystery Box ja selleks kutsun ma endale appi Kepsti. Tule, muidugi. Sinu ülesanne täna, okei? On selline, et ma saan su poodi Rimisse ja sa valid mulle välja. Rimi sisse poodi lähed sa. Sa valid mulle välja koostisosad, millest mina teen süüa, okei? Ja need võivad olla ükskõik kui hullud, ükskõik kui halvad, vahet pole, aga peaasi, et sina saaksid seda pärast süüa. Tead mis või? No. Ma toon sulle matša kaneeli tatraputru. No nüüd sa oled mulle öelnud, mida ma... Jah. Ühesõnaga, saadan sul nüüd poodi, ma ootan siin ja ootan, et saaks kokata. Ja hakkan lahti, ma lähen. Oled valmis? Kurat, küll eelmine kord, kui me tegime seda, see läks nii halvasti ju. Siia leiter. Sayonara! Nüüd oleme tulnud siia Nautica Rimisse. Tõmbame siit mingi luudi kätte ja siis läheme viime Astonile ja vaatame, mis rooga või trallalaata meile kogu keerab. Kurat, ma ei tea, mida me võtma peame siin. Midagi tavalist, mingi mac and cheese ja seda me ei viitsi teha, see on lihtsalt liiga igav, noh. Me teeme midagi huvitavat. Ma ei teagi, läheme sinna poole. Illar, ole ilusti. Mingid juurikaid või? Kurat, ma ei tea. Läheme äkki sinna, kus need riisid ja pudrud ja asjad on ja läheme sinna. Oota, siin on need ägedad seened või? Leitud, kohe. Need võtame kindlalt. Need on need Aasia seened, kus need tädid söövad, teevad Aasia meeri. Võtame ühe selle, üks on olemas. Riivsaia äkki või? Neid seeni riivsaiaga. No ma ei tea, läheme vaatame midagi huvitavat veel. Siit praegu ei võta. Krõpsu võtame. Ma pean selle võtma. Nii. Ma ei saa midagi aru, mida ma võtta võiks. Õige osakond on siin. Mis piimad siin on? Muti, almond, pilk, milk. Hapukoor. Võtame suure. Nii. Kohvikoor. Mingid riisi äkki peab võtma siia. 1,50 muskaatskohvits. Sildi pärimine väänastus. Siis me võtame kassast enne seda nalja. Sibulat. Valge Rimi. 1 küüslauk ka. Võtame nüüd selle riisi ära. Nii, riisid. Okei, ma leidsin siit riisid, eks ju. Me vaatame siin ikka, mis kõige odavam on. Rimi long grain riis. 109. Mida ta seal? Mingi kastet või? Kurki, kurkumber. Noh, bombokla, kohe noh. Piklet Herkins. Rimi oma. Noh, oad ka. Oad lähevad ka kindlalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Läheme võtame piimaga asja, ma arvan kõik. Või tegelikult juust päästab alati kõik probleemid ära. Kui midagi läheb pekki, siis juust päästab ära. Noh, olemas. Vist on olemas. Kõik kõlistab seal. Ma kõlistan ka. Nii, kus see juustuke on nüüd? Võtame kouda juustu. Ma arvan, et on olemas. Läheme taome kinni selle. They like this. No nii, Aston, siin on su boks. Siin on natukene asju sees, natuke vähem, natuke rohkem. Väga huvitavad asjad on siin. Ma ei kujuta ette, mis sa võtnud oled. Kas nad üldse söödavad asjad siin all? Ma mõtlengi, kuidas sa endast süüa teha saad. See on nagu väga huvitavne. Tõsta nagu... Oi pagan. What's this gonna be? Oh, dude! Pringles! Kohvikreem! Okei, aga see on sikk. See on väga lahe. Aga okei, nii, ühesõnaga, mis meil siin on? Meil on juustu, kohvikoort, hapukoort, sibul, küüslauk ja see noki seened.
valgetoad, riis, Jaa. hapukurk, Jaa. Pringles, riivsai, piim ja suvikõrvits või midagi sellist. Mis see on? Tegelikult see ei ole suvikõrvits, see on see. Misgi kõrvits ta oli igatahes. Okei. Suvikõrvits. See on vist inglise keeles on see squash. Kas sul oli mingi süsteem ka, kui sa panid nagu selle asja? No absoluutselt, kõik on välja korrigeeritud. Sellest saab teha süüa. Okei. Sellest saab teha süüa, seda saab kasutada, seda saab kasutada. Ma ei tea, kas seda saab kasutada, aga peab kasutama. Peab kasutama, kõiki peab kasutama ühesõnaga. Ja kas ma tohin kasutada teisi asju, mis on väljaspool siin? Tohin küll. Mida? Maitsestamisega. No mingi õli ja mingi kastmeid ja sellised asju. Kastmed või? No kastme, mingi sojad ja sellised asjad. Maitsestamiseks ikka, ma arvan. No täna ma andestan. Täna võid. Okei, väga hästi. Mis seal ikka? Ma annan sulle tead, tund aega. Tund aega saan või? Saad tund aega ja kui valmis ei ole tehtud, eks ju, siis sa ei ole enam kokk. Siis sa ei vääri enam koka tiitlit. Selge, nii et this is everything's on the line praegult. Everything. Ja 3, 2, 1. Läks. Okei. Mul tekkis kohe mõte. Enoki seened peavad kindlasti staar olema. Ja ma mõtlesin midagi Aasia pärast, midagi sellist juustust, TikToki viraalset midagi. Aga siin on hapukoort ja siin on pikkeleid. See on tough. Aga ausalt öeldes kirjandid ei kirjuta end ise. Okei, Pringlesiga see tuleb kindlasti peale sinna. Ma mõtlen, ma teen mingisuguse Pringlesi ja riivsaia nagu crunchy. Nii, meie köögiviljad, meil on oad. Nii, alustame igatahes küüslauguga ja sibulaga. Lõikame lihtsalt tükkideks, sest see läheb baasiks nagunii. Et vahet nagu väga ei ole. Aga igatahes, miks ma räägin natuke rohkem sellest, et miks mu esimene kokkamiskogemus oli Mystery Box. Nimelt, kui ma väike olin, siis vaatasime perega hästi palju Rootsi meistrikokka ja seal tegid nad Mystery Boxi challenge'id. Ja üldse sealt tuli mul nagu see toidu huvi, et vaata, sa saab võtta nagu igasuguseid koostisosi ja teha neist mingi söögi. Et siis ma palusin ka oma vanematelt, et kuulge, kas te saaksite nagu mulle ka teha väikese Mystery Boxi, et panna igast nagu osta igast asju ja siis panna mingisuguse kausi alla. Ja muidugi esimesed korrad tegin ma midagi täiesti mitte sööda. Ma arvan, essaroog, mis ma tegin, oli mingisugune ahjus tehtud pasta, et see pasta polnud isegi keedetud, vaid ma lihtsalt võtsin toore pasta ja panin sinna sisse ketšupit ja juustu. Et jah, igatahes hakime siin ilusti küüslaugu, sibula ja siis see tuleb meie põhjaks. Ja ma mõtlen, et valgetoad, kuna siin on juba mingisugust tomatikastet, siis ma võib-olla kasutan seda nagu ära, et ma teen mingisuguse kastme, seenekastme. Seda pean ka sisse panema sinna. Kuidas üldse seda lõigata? No ei tea, ma olen kasutanud seda varem. Proovime. Vaata, kui ilus raimsta seest on. Üks asi, mis ma viimase ajal õppinud olen, mis on minu nagu kokkamise palju efficientimaks teinud, on see, et ma võtan endale solgikausi, kui ma saan panna kõik oma koored ja sellised asjad, mis nagu pärast toitu ei lähe. Okei. Teeme siuksed kuubikud ja alguses ma praen selle kõrvits ära, annab selle natukene siukest maitset, seejärel praen ma siis sibula, ma praen küüslaugu ja siis panen sinna sisse oad. Ja siis seened ka lõpus, et see tuleb selline seene juustune kaste, riisi tuleb meil sinna kõrvale ja siis mul on see küsimus, et mida pekki ma teen selle piima ja hapukoorega. Ma ei tea, ma olen puzzled, aga ma pean proovima. Natuke võid. Aga võib-olla ma teen siis mingisuguse nagu kastme, sellise hapuka kastme, hapukoorest ja piimast koos hapukurgiga. Nagu this is gonna be disgusting. Whatever I do, see tuleb ülirõve. Tead mis? Vähem rääkimist, rohkem tegutsemist, kurat. Nii, saame sellele veits värvi. Ma teen püree sellest. Ma teen kõrvitsa püree. Paneme ahju käima. Praeme siin seda värki natukene. Siis ma teengi küüslauguse püree. Okei, nüüd hakkab mõte jooksma. Ma teen ubadest ja seentest. Teen ma meile selle nagu hautise nii-öelda, kuhu läheb ka meie sibulat. Ma saan koort, ma saan kõike seda kasutada ka pürees ju. Oh my god, I'm a genius. Okei, aga riisist. Ma tean, mis ma teen. Let's go. I know my stuff nagu. Nii. Ja nüüd on küsimus, kui kaua sellega läheb.
paneme natuke soola kohe, et saaks seda vedelikku siit natuke rohkem välja. Palju mul aega on? 47 minutit. Ja ma ei tea, kas ma jõuan. Põmaki. Nii, natuke rohkem värvi siia peale, siis ma alustan kohe meie kõrvitsakastmega. Meie hapukurgid. What am I gonna do with these? Ja no nad peavad mingid hoppingud on tulema. Ühesõnaga. Need nüüd siia. Plop these into the oven. Ja ma räägin natukene liiga palju inglise keelt ka. Proovime rohkem eesti keelt rääkida. Eesti kanal. Räägime eesti keelt. Sibul. Ja Kepster ostis meil hästi ilusa sellise valge sibula ka veel, mida ma väga tihti ise ei kasuta. Ta on natukene magusam maitse poolest. Praeme nüüd selle sibula natukene pehmeks. See on küüslauk. Boom. Paneme siis need ka röstima, võib-olla kasutan, võib-olla mitte. Ahju. Soolame riisivee ära. Siis me seda kiirelt ringi lisame küüslaugu. Aga noh, sellised challenge'id on alati hästi toredad, sellepärast, et sa pead nagu tõesti oma loovust kasutama. Et tihti peale nagu mina ise ka jään nagu oma tavalisi asju tegema kokates. Ja siis ma nagu saan mingisuguse rutiini ja ei proovi väga uusi asju. Aga see challenge siin nagu käsib mul proovida midagi täiesti uut. Nii, kohvikoor. Kas kohvikoor on magus? Kas ta on lihtsalt nagu tavaline koor? Kepster, ta oleks võinud osta lihtsalt selle kanistri kohvikoort. Aga ta ostis need. Mitu milliliitrit? Siin on 9,8 milliliitrit. Me ei räägi isegi täisarvudest, me räägime komadega. Jesus Christ, man. Kas meil üldse purgiavajat on järgmine küsimus. Meil ei ole purgiavajat isegi. Good job! Great. Mis siis tehakse, kui sul ei ole purgiavajat? Ma ei tea. Nii, võtame meie kõige kõvema noa. Oh! Ah! Jesus Christ. I don't like this. Saa kokaks, ütlesid nad. See on rahulik töö, ütlesid nad. Oh my god! Ja see tuleb alt lahti. GG. Miks see siukest häält teeb? Mida ma teen? Ai, ma kohe saan kõik välja. Mida? Ma raputan oma ube. Ma ei tohi enam süüa teha või? Mida te vaatate mind niimoodi? Persekil see ei tööta üldse. This is not working. Nii. Enamus oad on väljas, ma ei jaksa rohkem. Okei. Riis kasutatud. Piima hapukoort kasutan ma püree tegemises. Ka kohvikoort. Actually, ma olen nagu, I'm kind of stressed out praegult. See on nagu paljude esimene mulje minust kokana. Nad näevad seda ja üks kuradi vend, see on siuke reaalselt. Mis kella peal, palju mul aega on? Kui see ütleb mulle 30 midagi minutit. 37. Okei, igatahes riisiga on mul siuke mõte, et ma otsisin seda kastrulli või noh, seda potti, mis meil on. See on Kris poisi toas. Ta oli Kepsteri peas meil. Siis kui me lõiksime Kepsteri juukseid, panime talle selle pähe. Sest naljakas, eks ju. Vaata, kotiriisiga on see probleem ka, et sa ei saa nagu maitsta seda. Et I have no idea, kuidas see kõik siin tuleb. Ma päriselt tõsi meil ei tea. Nii, repime natuke rohkem küüslauku püree jaoks. Miks mitte visata ülejäänud sibul ka viiludena sisse. Siia. Musta pipart natukene. Ma võib-olla natuke soja siia panen kusjuures. Hea maitsestaja selline, see läheb suht kõigega. Ei lõhna liiga halvasti veel. Ja nüüd seened, seenemehikesed. Enoki seened. Enoki. Nad arvatavasti kõlavad niimoodi. Damn! Kaboom! Kablau! Nii. Hautame siis oma seenepuisse siin. Okei, nüüd on veel üks asi, mis ma sain maha. Võtame nüüd oma riisi. Great. Fantastiline tõesti. See on kokashow, ma ütlen teile. See on professionaalne värk. Kes mind tööle tahab? Öelge kohe. Või restoran.
võib olla 180 kraadi, tahab mind. Noa, orm, kui sa vaatad seda. I'm open. Laseme külma vee alt läbi, sest ma ei viitsi oodata, et nüüd veitsa ära jahtuks. Ja see on kotiriis, nii et keda kotib? Kotiriis, keda kotib? Riis, kaussi, teine riis, kaussi. Ühesõnaga, riisi plaan on mul see, et ma vormistan nagu nendest sellised ruudud, mis ma siis nagu praen, et see tuleb nagu meie selline kind of base, vaata, kogu asjale. Eks ma võtan muukipanni siin, natuke video alguse vett. Pool tundi alles. Yes! These are ready. Boom, boom, shaka. Nii, püree 101, üks küüslauk sisse, natuke piima, kohvikuurt, sest noh, jah. Nii, gaas peale. Ja nüüd laseme tal siin oma asja teha. Okei, riisi peaks ka veits rohkem, ma arvan, ära maitsest. No ma või siis mitte. Teeme plain riisi. Näitan teile väikse häkki ka, mis te saate teha küüslauguga, et ta hästi heaks saada. Pange lihtsalt natuke soola peale ja siis te hakkate niimoodi tõmbama teda siit. Ja siis mis see sool teeb, ta on nagu siuke liivapaber põhimõtteliselt. Mis aitab teil teda hästi mõnusalt ja peenikeseks saada. Pole isegi lõiganud. Nii, hapukoor, küüslauk, natuke musta pipart, veits rohkem soola. Segame. Hapukoore küüslaugukaste. All right. Hapukurgiga ma siiski ei tea, mida ma teen ja ma ei tea, kas ma saan kunagi teada. Väga. Seene padaneb hea välja, aga ma pole veel maitsnud seda. It's all right. Ma seda paremaks ei saa ausalt öeldes. Nii, teeme meie riisi krõbeduse. Toastime lihtsalt natuke riisaia. Plop! Õli, milles me saame siis frida kogu meie riisivärgi. Kui mul oleks mingi peekonit või midagi, oleks ülilahe. Aga nii, meie püree, tule vaatame seda tulemas ka. Püree. See on väga hea. See on väga hea. See on väga hea. Nii, vaikselt pruuniks. Riis sai ka, eks? Kaussi. Sour cream onion. Kokk peab proovima ka. Purustame selle riisoja vahele. Ja see on meie crunch, mis siis peale panema tekstuuri jaoks. Nii, nüüd me põhimõtteliselt teeme nagu sushi riisiga, vaata, vormime väikesed pallid siin. Siis me siis paneme oma kuuma õli sisse. Ja üks veel. Käsitöö mul liiga hea ei ole. Seda on paljud varem kurtnud, aga pole hullu midagi. Saab hakkama. Nii, mis oli mu kunstiõpetaja, kes kurtis seda? Just to clarify. 20 minutit. 20 minutit alles ja ma ei tea ikka veel, mida ma oma hapukurgiga teen. Kurjed. This is a pickle, I mean. Hapukurk on viimane asi, mis ma siin roos tahaksin praegu. See on päriselt ka viimane asi. Okei, vaatame oma neid riisipalle, see tundub huvitavam. Aga me tahame jah, põhimõtteliselt sükest hästi krõbedat ja lahedat tulemust. Ja juust. Ma ei tea! Tõsi, meil ei tea. Juust ja hapukoor on meil siis need viimased asjad. Ja tavaliselt on minu meelest nagu juust väga hea asi, mis kasutada. Aga right now ma ei tea tõesti. Võib-olla ma panen siia sisse ja teen sellise natukene, et ta tuleb siuke noh, siia peale tuleb nagu sulatatud juust, see võib päris tuus olla, seda ma olen ka nagu videotest näinud, et on tehtud, aga pagana hapukurk. Tead, mis ma teen hapukurgiga? Ma juliennin ta ära ja julien on põhimõtteliselt nagu pikad ribad. Siis ma arvan, ma lihtsalt kasutan garneeringuna seda hapukurki ja siis peaks kepster rõõmus olema. Ja siit hästi kiire julien. Boom. Aga väga hea hapukurk on muidugi. Kas ma olen õigel teel selle riisi värgiga või? See läheb nagu ülikõvaks juba. Ma ei tea, ma arvan, mul on mingisugune complete roog olemas juba. Nüüd hakkame vaikselt platingu peale mõtlema. Ja siis teeme põhimõtteliselt köögi korda. On või? Jaa, mul on need kõrvitsaseemned ju. Ja nad on nii põlend. Nad on nii kõrbend. Aga nad on maitsvad. Kuna see vajas nagu nii rohkem excitementi, paneme siia sisse. See on täitsa hea move, ausalt öeldes. Riisipall. Flip. Okei. Kuule, kontrolli all on asi, ma tunnen.
ja mul ei ole rohkem midagi vaja teha ka. Ääretult maitsev. Väga hea. Kuna me oleme õlis neid nüüd praadinud, siis me ei taha, et nad jääksid välja võttes sellised sogid, eks ju, eesti keeles ma ei tea sõna, sorry, et siis ma panen ta sellise asja peale nagu wire rack tuulutus põhimõtteliselt alus, et see õli saab siis nagu siit välja. Ja kui teil ei ole seda tuulutusalust, siis võtke lihtsalt taldrik ja pange sinna peale paberit. Veel üks element valmis. Paneme nüüd enoki seene padale juustu ka peale ja ma arvan, et see võib täitsa hitt olla. Ja ajaga on ka hästi vist, eks? 12 minutit. Let's go. Ja ma ei tea, kui te olete nagu siiani vaadanud, siis te võite panna kommentitesse, et mis teie oleksite teinud sellest toidust ja kas te arvate, et ma sain hakkama üldse või olen ma ikka üks väga halb kokk. Need enoki seeni panen ma nagu korralikult tema taldrikule, sest vaata TikTokist ma olen näinud vist Aga üldse, kui ma nüüd mõtlen selle roa peale, see on väga huvitav, sest ta on nagu väga palju Aasia tehnikaid olen ma siin võtnud, aga ma olen teinud seda nagu Euroopa stiilis, maitsetega, Euroopa maitsetega. Juust hakkab vist ka sulama. Stringy, lovely, oh god, damn kui ilus. Olgu, alustame siis. Nüüd pleitimisel proovime mõelda selle peale, et ehitada kõrgust. Enoki. Kõik tuleb väga ühte värvi. Märkab ma nüüd. Rohkem seeni. Ei ole üldse ilusad siin. Minu taldrik. Kepser! Valmis! This is what I made, man. Loodan, et maitseb paremini, kui ta välja näeb. Ma ka. Mina ka. Tere, söör Aston. Tervist, härra kohtunik. Mul on väga suur rõõm sulle tutvustada sinu rooga siin. See on siis krõbedaks tehtud riisipallid koos ühe šaakeli kõrvitsapüree, hapukoore küüslaugu kastme, enokisene pada ja Pringelsi riivsa ja crunchiga kõrval olen teinud ühe väikse hapukoorisalati. Selge, näeb väga isutav välja. Tohib maista. Jaa, sa palun, maitse. Siin on siis näha seda, et püree on ilusti püreestatud, eks ju? Jaa, seda ma proovisin teha küll, püreestada. Ja on näha? On näha. Ja. Siin olid siis riisimunad. Krõbedad riisipallid. Pallid. Jaa. Ja oled kasutanud ka pringeliseid? Olen kasutanud ka pringeleid, yes, olen küll. Pränki ka tegid tüdrukule? Ma ei tea, millest sa räägid, härra kohtunik. Selge. Sinu kurk või? See on Rimist ostetud kurk. Väga hea kurk on. Väga hea kurk on. Suurepärane. Sukeldume sisse. See on suur pall ju. See on kaks palli on seal, kaks. Tavaliselt nad tulevad paaris, jah. Et ma tegin, jah, nagu asjad käivad. Polegi varem niimoodi lõikanud pallidesse sisse. Vau, tõesti. Tuleks nüüd ka crunchi, ma ütlen. Asuke terav on närida, torkab. On niimoodi või? Nii hull? Okei, ma ei proovinud ise neid riisipalle, ma ei hakka valetamagi. Tead, mis sa teinud oled? Mis ma teinud olen? Sa proovisid teha mingit suppi siia, eks ju? Ei. Aga räägi edasi. Sa korraldasid kokku universumi. Tead mille? Ei tea, šef. Paska sa kokku ei keeranud, ma ütlen sulle. Seda on väga suur rõõm kuulda. Proovin püreed ka puhtalt. Noh, mõtlen, et väga hea on. Vaikust. Tahan seent ka proovida. Muidugi. Täitsa seene moodi. Natuke nagu soolikat sööks, ma ütlen. Hästi. Väga huvitav, väga hea. Ma ütlen ausalt, õnnitlen teid. Oled hakkama saanud roaga, mida te tahtsite hakkama saada? Mis see nimi täpsemalt oli uuesti? See on see... Piruetiseen. Selge. Jap. Aga järgmisesse vooru saate edasi. Aitäh. Palun teile. Kui ma saaksin 10 palli süsteemis reitingu ka selle, mis sa ütleksid seal? Mingi 4 äkki. 5 või 4? Viiest. Ütleme 5, jah. 5-4. 5-4?
väga, väga hea. oota, seda palli tahaks. Jah. Noh. No võib-olla 3,8. Okei. Palju õnne. Aitäh. Kutsume kaasosalejad ka maitsma. Ma mõtlen ka, et äkki. video taga ja natuke lõbusam olla. Ei, nagu reaalselt. Palliga. Võta koos palliga. 40-st. Ei. 40, 5. 4-5. Ei, aga siin on see krõbe riisipall. Selle sisse te peate nagu... Sõitma. Huvitav, et... Ja Pringelsi crunch on ka veel peal. Mingi 7 eri konsistentsi suus. Põhimõtteliselt see on nagu vaata, kui oksa ei oleks nii happeline, sest ma arvan, ta maitseks selliselt. Oi. Jaa, tal on välja ka selline. Ta näeb absoluutselt samamoodi välja, jah. Natuke krõbe, natuke midagi pikka, pehmet, vähemalt rohkem pehmet, vähem pehmet. Jah. Mis naljad? No see ei, ütleme ausalt, see ei ole hea. Maitse on hea. Aga kõik need tekstuurid koos omavahel on liiga palju, ma arvan. Aga muidu nagu maitse, et ta ei ole nagu see tekstuur. Sool oleks võib juurde. Vähemalt klient on rahul, see on kõige tähtsam. Mulle meeldib, noh. Ühesõnaga, see oli esimene video. Võib-olla toidu poolest mitte kõige suurem success. Aga me elame, me õpime, saame asjadest paremaks ja loodetavasti järgmises videos saame midagi maitsvamat koos kokata. Järgmise videoni. Tšau! Tšau!